Tšau nunnupallid, teeme süüa järjekordselt säästuspakette, aga seekord teeme neid pakette köögiviljade ja kanalihaga. Kõigepealt paneme need paketid soolaga maitsestatud kuuma vee sisse. Ja keedame neid pakette umbes 7 minutit. Hakime natukene küüslauku. Hakime sibula. Me paneme pannile õli. Ja kui see õli kuumaks läheb, siis paneme ära küüslaugu ja sibula. Paneme pannile sibula ja küüslaugu ja praeme seda. Hakime kuigi palju kapsast. Lisame sibula küüslaugu segule tükeldatud kapsa ja praeme ka selle ära. Hakime ühe porgandi. Kui kapsas on juba selliseks ilusaks ja peaaegu pehmeks ennast praadinud, siis lisame siia ka selle ühe tükeldatud porgandi ning segame ja praeme edasi. Ja nüüd hakime ühe kollase ja ühe punase paprika. Roheline paprika mõelge ise juurde, sest seda poes ei olnud. Paprikast sai hakitud ja nüüd lisame ka selle hakitud paprika siia segu hulka. Ja segame ja praeme edasi. Nüüd kui need ained on enam-vähem pehmed siin, siis maitsestame kogu selle kupatuse ja segu sooja kasmega. Enamik inimesi kasutab ilmselt toidu valmistamisel maisitärklist. Aga kuna minul maisitärklist kodus ei ole, siis ma kasutan kartulitärklist. No panin umbes 2 supilusikatäit seda kartulitärklist kaussi. Asetan kartulitärklisele peale külma vee ja lahustan selle tärklise vee sees. Katsin tärklise veega ära. Nüüd lahustan selle tärklise siin külma vee sees ära ilusti. Ja siis lisan selle tärklise segu siia panni peale köögiviljade hulka. Sellest segust on saanud selline paks köögiviljamoos. Aga kuna mulle ainult sooja maitsest ei piisa, ilmselt oleks pidanud olema mingi kangem ja vürtsikam sooja kaste, siis ma panen siia ka roomisoola, sest mulle jääb seda maitset muidu väheks. Ja ma panen siia hulka ka suitsutatud paprikat. Ja nüüd ma kallan selle köögivilja segu siia spakettide peale ja kuumutan neid veel natukene. Ja segan selle köögivilja spakettidega segamini. Nüüd panen pannile tükikese võid. Lasen sellel võid ilusti ära sulada ja siis praen kanaliha tükid ka läbi. Ja kui või on juba kuum ja parasjagu säriseb, siis me praeme need kanatükid ka siin või sees ära. Ja siis pöörame kanal teise poole ja praeme teiselt poolt ka seda kana. Ja kui kanaliha tükid on mõlemalt poolt ilusti ära praetud, siis lisame need kanaliha tükid spakettidele ja segame segamini. Nüüd on aeg need kanatükid kõik siia spakettide peale kallata. Me segame nüüd selle kanaliha kõik ilusti siia spakettide sisse, et siin ikka oleks rohkelt seda liha. Ja nüüd on aeg enesele toitu serveerida.
oivaline. Olgu õnnistatud need käed, mis mulle nii maitsvat toidu valmistasid.